Järgnevalt räägime sellest, et kuidas on võimalik seada vahet enne ja pärast lõiku. Vaikimisi on Writeris nii, et kui te uue lõigu loote, see tähendab Enter-klahvi vajutate, siis visuaalne vahe nende kahe lõigu vahel ei ole väga hästi nähtav. Ja seetõttu on levinud selline kasutus, et lisatakse 2 enterit, mis tegelikult loob sinna vahele tühja lõigu. Nüüd õigem oleks tegelikult siis sätetes öelda, mismoodi tuleks nende 2 lõigu vahel seda ruumi jätta. Nüüd selleks, et vormindada mitut lõiku, tuleks kõigepealt soovitud lõigud ära märgistada ja seejärel vormindusmenüüst valida valik lõik. Ja nüüd avanenud aknas peaks olema valitud sakk taanded ja vahed ja nüüd see osa, kus on vahed, siin on ära võimalik määrata lõigu kohal ja lõigu all mitu sentimeetrit jäetakse tühja ruumi. Kõik muudatused, mis te siin teete, on siin näidisaknas ka nähtavad, nii et tasub ka siia vaadata. Nüüd mina näiteks muudan siis selliselt, et ma ütlen, et lõigu kohal on näiteks 0,5 sentimeetrit ja lõigu all on 0,3 sentimeetrit. Ja seejärel klõpsan nupul sobib. Ja näete, et nüüd need vahed on väga hästi tuvastatavad. Lõigu siis kohal, kui palju on vahet jäetud ja lõigu vahel. Kui te soovite lõigu sees muuta rea vahet, see tähendab, et see on üks lõik ja need read on hästi omavahel koos, aga ma soovin ka siia vahele teha natukene suuremat ruumi, siis täpselt samamoodi tuleks kas lõik või mitu lõiku eelnevalt ära märgistada. Ja seejärel vormindusmenüü ja lõik. Ja nüüd see sama aken, kus me siis määrasime neid vahesi, siin samas on ka rea vahede sättimine. Ja antakse teile siis süsteemselt valida kas üksik, 1,5 rida, topelt, proportsionaalne, jagatakse laiali selle lõigu nii-öelda osa ja on võimalik määrata ka fikseeritult, ehk siis käsitsi öelda, mis see vahe peaks olema. Enam levinud on 1,5 rida, klõpsan sobib ja näete, et nüüd on siis seda teksti võib-olla natukene ka kergem jälgida.